Täna tutvustan teile CF Moto Thunder Racing tiimi võistlus ATV-d. Selle sama ATV-ga tuli mõned nädalad tagasi ka Dan Martinez Dinaric rallil teisele kohale, mis näitab, et tegu on väga tõsise konkurendiga. Mis teeb selle masina eriliseks võrreldes tavalise CF Moto 1000 kuubikulise ATV-ga on siis mõningased ümberehitused. Ehk siis sellel masinal on variaatori jahutus, mis on sundelektrimootoriga. Samamoodi on siin muudetud siis vedrustust natukene tugevamaks, ehk siis esimesed ja tagumised õõtshoovad on tugevdatud. Muus osas silla geomeetria ja kõik selline on täpselt originaal. See masin kasutab siis tavalist originaalset CF Moto mootorit. Võistlusjuhend näeb ette, et ühelgi ATV-l ei tohi olla muudetud mootorit. Kõik peab olema originaal. Ehk siis see masin sõidab originaalmootoriga ja see näitab ka, kui kvaliteetsed toodangud täna CF Moto suudab pakkuda. Mida on siin võistlusolude jaoks muudetud, on siis see, et tal on suurem radiaator. Ehk siia on paigaldatud siis pagi pealt ehk siis Z-Force 1000 pealt suurem radiaator, ehk siis kui masinad võistlevad kõrbes, oleks jahutuse tulemus parem. Siin on siis näha ka selle masina rehvid ja väljad, ehk siis rehvi mõõduks on 26 tolli, on need 9 tolli laiad ja 12 tollistel beadlock velgedel. Ehk siis nii ees kui taga on tegelikult täpselt sama suured rehvid. Mille pärast siis sellist trikki kasutatakse, sest nii on võistlustel lihtsam rehvi vahetust teha, ehk siis esimene kui tagumine saab omavahel vahetada ja on alati võimalus katse lõpetada. Mida siin siis veel on kohe näha, siis on meil vedrustus, ehk siis masinal ei ole enam originaalvedrustus, vaid on siis muudetud seda ja see masin siis sõidab TFX-i amortidega. See amorditootja on siis väga hästi juba ennast mitmed aastad tõestanud ja CF Moto Thunder Racing tiimil nendega probleeme ei ole. Et mis me siis näeme veel, et mis siis on siin muudetud võrreldes siis tehasest tuleva masinaga, on siis siin tugevdatud jalaplastikud, on siia lisatud siis sellised alumiiniumlisad, mis aitavad siis anda juurde tugevusele ja samamoodi ka sõidumugavusele. Väga oluline. Näete seda logo siin, Iron Baltic, ehk siis Iron Baltic on ametlik CF Moto Thunder Racing tiimi toetaja ja siin on see sama põhjakaitse, mida siis ka meie Eestis saame oma klientidele pakkuda. Üks väga oluline detail, mida on siis selle masina juures muudetud, on siis kütusepaak. Kuna see masin võistleb ralli raid kategoorias, siis on vaja kaasa võtta rohkem kütust. Ja siin on näha selline väga äge tükk, mis on tehtud siis alumiiniumist ja mahutab see 50 liitrit kütust. Kogu ATV raam peab olema originaal. Ainuke muudatus, mida on siis raamile tehtud, on see, et on lisatud tugevdusi. Ehk siit on näha, kuidas on juurde keevitatud siia selline plaat, millega siis lisatakse raamile jäikust ja annab see siis ATV kestvusele ja elueale palju rohkem juurde. Nüüd vaatame siis otsa ühele Rally Raid ATV leistangile. Nagu siin on siis näha, on siin päris palju nuppe ja lülitid, mis siis kõik annavad erilisi funktsioone. Originaalist on siis alles jäänud siin tulede lülitus ja tegelikult siin parema käe juures ka siis gaasihoob, mis tegelikult omab ühtega väikest trikki. Ehk siis saate kasutada katse peal pöidlagaasi ja kui nüüd minna vasaku käe juurde, siis siin on selline kuldne lüliti, millega saab siis pöidlagaasi vasaku käega vajutada. Ehk siis, kui masinad sõidavad katsete vahelisel alal, tahate oma pöialt siis puhata, siis on siin selline eriline hoob, millega saab siis seda gaasihooba kasutada. Ehk siis teha jällegi sõitu mugavamaks ja anda teisele siis käele puhkust. Vasaku käe juurest leiame siis ka roadbooki või navigeerimise siis lülitused. Ehk siis kuidas navigeerimine Rally Raid võistlustel käib.
Igale osalejale väljastatakse siis roadbook, mida siis saab edasi kerida sellel süsteemil, mis asub siin armatuurlaua ees. Ehk nende samade vasaku käe nuppudega rullitakse seda sama rulli edasi ja vastavalt siis läbitud kilometraažile saab siis teha õigeid otsusi, kuidas jõuda järgmisesse punkti, mis selles roadbookis on siis kuvatud. Üks veel selline huvitav muudatus, mida on siis originaalmasinaga võrreldes tehtud, on siis pidurisüsteemi muutmine. Ehk siis jalapiduriga lülitus on kadunud ja kogu pidurdamine on viidud siis leistangile. Ehk siis vasaku käega lülitatakse või pidurdatakse esimesi rattaid ja parema käega pidurdatakse tagumisi rattaid. Ehk siis kogu pidurdamine käib leistangilt ja saab siis masinat juhtida täpselt nii, nagu on vaja. Vaatame üle siis ka selle masina pakiraamid või mis on pakiraamidest alles jäänud. Esimese asjana ja väga olulise asjana näeme siis tulekustutussüsteemi. See väikene pulk kannab endas 2-kilogrammise tulekustuti siis mahutavust ehk siis tuleohutus väga oluline. Taga on siis ka siin väikene panipaik, kuhu on siis paigaldatud tööriistad, ehk siis Makita, ametlik siis Thunder Racing tiimi sponsor, ehk siis terve meeskond kasutab Makita elektritööriistu. Siin on siis väikene pukseerimisköis ja mõningased elektritarvikud, mida masina juures on vaja. Pakiraamilt leiame siis veel ka ühe esimese õõtsoova. Selle õõtsoovaga on selline huvitav lugu, see sobib mõlemale poole. Kui seda otsa keerata siis 6 korda vasakule, saab siis ühe poole oma ja kui keerata ta tagasi, sobib ta teisele poole. Ehk siis jällegi on mõeldud väga palju universaalsusele, ehk siis katsete peal, kui midagi juhtub, saab neid detaile vahetada. Samamoodi on kaasas siin üks rooliotsa komplekt. Kunagi ei või teada, mis katsel juhtuda võib, alati peab endaga varuosasid ise kaasas kandma. Nagu ikka, on siin veel siis ka terve hunnik kaablisidemeid, millega siis kinnitada erinevaid detaile, kas masina juures või tööriistu või mida iganes vaja kinni panna on. Ehk siis universaalsed kaablikinnitid alati kaasas ja läheb neid ka tihti vaja. Leiab siis pakiraamilt tagavara variaatori rihma. Huvitav lugu selline, et kogu oma tegutsemisaja jooksul ei ole CF-Moto Thunder Racing tiim kordagi katse peal rihma vahetanud. Ehk siis see tähendab seda, et kordagi ei ole rihm katki läinud, mis näitab samuti jällegi töökindlust ja kvaliteeti, mida siis selle sõidukiga on saavutatud. Et selline põnev asi veel, kuidas siis seda variaatorit siis kontrollitakse, on tegelikult variaatori jahutus. Ehk siis kui lülitada süüde sisse, siis siin vasakul armatuuri kõrval on nupp. Hakkab tööle elektrimootor, siit selle ekraani pealt mõõdetakse laseriga variaatori rihma temperatuuri. Ehk kui juht näeb, et temperatuur on liiga kõrge, saab ta mõneks hetkeks natukene hoogu maha võtta ja säästa sellega oluliselt variaatori tööd ja eluiga. Ehk siis jällegi, et ei peaks kunagi seda rihma vaja minema. Vaatasime üle siis terve sõiduki, koosneb ta päris põnevatest detailidest ja mis on sellised olulised asjad, mis tuleks selle masina juures meelde jätta, on see, et masina raam, mootor ja vedrustuse kinnituskohad, kõik on originaalid. Samamoodi see mootori kvaliteet. Mootoriga sõidetakse kuskil 8000 katsekilomeetrit, siis vaadatakse mootor üle, tehakse vajalikud muudatused või vahetatakse mõni kulunud detail välja ja see mootor leiab kasutus edasi. Ehk see sama mootor, mida me leiame selle masina pealt, on ka teie 1000-sel ATV-l või tulevikus, kui te soovite osta, siis teate, et selle mootoriga saate julgelt läbida tuhandeid ja tuhandeid kilomeetreid. Nüüd oleme siis CF-Moto Thunder Racing tiimi saaterekas, ehk siis selle masinaga käiakse võistlustel. See, kus mina praegu seisan, on tegelikult transpordi ajal siis ATV koht. Ehk siis üks ATV läheb siia niipidi sisse ja teine ATV läheb risti selle ATV ette. Samamoodi on siin siis erinevad töötamise kohad, näiteks võistlustel käib kaasas suur meediatiim. Ülevalt tulema hakates on siis näha kõik erinevad võistlused. On siin nii kolmandaid, teisi kui esimesi kohti ja mis on siis siin ikkagi kõige
olulisemad tulemused kindlasti olevalt tulles on see Hunt the Wolf võistlus, Phoenix Rally, Rally de Albania, Rally Breslau, Balkan Offroad. Kõik need võistlused on üle maailma tegelikult väga tuntud ja nendes võtab osa sadu ja sadu inimesi. Need tulemused räägivad iseenda eest, kui kaugele on täna jõudnud CF Moto Thunder Racing Team ja mida need mehed teevad, on kulda väärt. Siin on olemas tööriistakapid, kus siis hoitakse kõiki vajalikke tööriistu. Siit teiselt poolt seinast leiame siis vajalikud tarvikud. Siin on näha 2 suurt telki, mida siis paigaldatakse mehaanikutele ja masinatele siis selle sama veoauto ette, et oleks siis mugavam toimetada masinatega õues. Ja mis me leiame siit? Praegu on need riiulid siis tühjad, kuna on siis võistluste vaheline periood, kuid võistluste ajal, kui käiakse siis ümber Euroopa võistlemas, on siia paigaldatud siis kõik olulised varuosad, ehk siis kõik võetakse kaasa, mida siis on vaja kas vahetada või igaks juhuks siis olulised detailid, mis võivad võistluste käigus puruneda. Ja siin kõige ees paistab siis ka veepaak, kuhu mahub siis 500 liitrit puhast vett, ehk siis saadakse ilusti need nädalased võistlused vastu peetud, nii et ei teki siis veepuudust. Eest tulemas hakata, siis on see hõbedane kapp, seal on siis paigutatud veovõllid ja mõningased varuosad. Siis seal üleval näete tagavararehvid, all on paigutatud siis tagavarakütus. See on CF Moto Thunder Racing Teami veoauto ja meeskond. Minge Facebooki, otsige nad üles, pange jälgige ja näete, mille ägedaga need mehed on hakkama saanud. Antanas, we congratulate you reaching your big goal for going to the Dakar next year. Thank you. We will not disappoint you.